kallis Eestimaa, täna on 31. august ja täna on siis see päev jälle, kus Helen läheb Eestimaa peale jälle Jõgevale õhtuks. Seekord aga 2 rattaga ja Angelaga koos. Tere hommikust, Angela! Tere hommikust! Mis tunne on? Väsimus või? Sul peaks olema jumala hea meel praegu. Jei, kus me lähme? Lõpuks Jõgevale praegu, ma ei tea, kus me otsa lähme. Aha, no selge. Lähme esmalt vanema juurde, laulame talle sünnipäeva laulu ja siis vaatab edasi. Olen jälle teel, ei jõua oodata meil jälle teel. Suurim arm on kõik see muusika, mis teen, sõpradega koos, kui olen teel. Nii, vanema juures on kõhud täis söödud ilusti, kell on 10.11 ja lähme ära käime, vaatame siis Tori põrgus ja siis me vaatame, kus me edasi lähme, aga plaan on minna Paidesse, Eesti südamesse, aga äkki vahepeal jääb veel midagi ägedat, nii et kohtub järgmises punktis. Kell on 11:30. Jei, oleme jõudnud ilusti Kurgjale. Kelle talumuuseum see oli? Jakobsoni või? Jah, Jakobsoni talumuuseum. Vaatame, kas me saame kuskile sisse. Uurime, mis siin head toimub. Harime ka ennast ikka natukene. Äkki leiab mõne inimese. Räägid neile tarka juttu, on jah? Jah, just. Et vaatame, mis siis edasi saab. Hea praegu. Meil aiarne tänaval, kui armas oli see. Kell on 12:40. Jei, me oleme jõudnud Paidesse. Sealt tuleb kui vanaisa, keda me ootasimegi. Ja ma ei tea, räägib peistaga juttu ja siis teeb kaarti lahti. Kell on suht vähe selles suhtes, et õhtuks alles 5-6 me peame Jõgevale jõudma, siis teised jõuavad koju. Et ma ei tea, mis me järgmine peatuspaik taaskord on, aga kindlasti mingi äge koht jälle. Hea praegu. Paitas käidud, vanaisa nähtud ja asume siis teele Jõgevale. Jõudsime, oli Põhjaka või Põhja? Põhjaka mõisa juurde. Selgus, et sellest on tehtud söögikoht. Süüa
on? 2. Kell on 2, oleme jõudnud siis koeru. Helistame korra Riinatädile, uurime, kui ta on kodus, siis on kui ei ole, siis minna hätta. Meil on 40 kilomeetrit sõitmiseks koeru jaoks. See Klukkaid taklat ei ole, ka väga ei ole. Lähme vist marastame ju. Et ma ei tea, igatahes on väga hea ja ilm on väga sõbralik meie vastu olnud. Et palav ei ole sõites, külm ka ei ole, vingu pole saanud ja otsest päikest ei ole. Et väga chill on jääkele. Muidugi. Just. Tahad veel midagi öelda? Ei. Sina oled minu sõber, meie jutt ei ole tavaline, meie jutus on see tõde, mis on antud hetkel oluline, anna andeks, mis on vale. Life's like a road that you travel along. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down a garden gate. There's not much time left today. Life is a highway, I wanna ride it all night long. sa pead keerama, vaat whip'i nagu siis lükkab edasi sind. Põhimõtteliselt õige. Seda küll, jah. Ma ei näinud kõigest sellist. Suu on liiva täis. On. Kas ta süüa pole, sööb liiva? Aga mis üldse lõunaks siin? Ma oleks võinud kohe Jurgale öelda, kuule. Sa süüa ei viitsid, täna liiva ei taha suula. Otsa on nummi küll. Otsa. Vitsi, ma arvan. On ju? Kuulen sind. Ma siin rajalt teeme trenni. Teeme rajalt trenni. Kõik teevad. Jaa, korvan ka. Jaa. Tuli ka trenni. Ai. Oleme jõudnud siis Linnamäele. Vahepeal on käidud päris mitmetes kohtades, aga ei ole jõudnud videosid teha lihtsalt. Olen vabanenud oma hiiglaslikust seljakotis. Poisid teevad trenni siin. Peaks siis korviga sõitma, sest nädalavahetusel tuleb meile kross, aga ma arvan, et ei ole vaja trenni teha. Nad on jah, just nagu ta on. Igatahes minul on tuju hea, sul ka vä? On vä? Noogutan siis teie ette, ei kuule su hääl. Igatahes nüüd Triinu on oma autoga ja siis me lähme ujuma ja siis me vaatame, hakkame äkki grillima. Võib-olla lähme veel Tartusse õhtul, kes teab seda. Aga jah, siin on väga lahe, väga tore, väga chill. Ja ma ei tea, kas täna õhtul tuleb veel mõni video, aga kui ei tule, siis näeb homme hommikul. Kell on veerand 10. Tere hommikust!
Täna on kolmapäev, on ju? jah , Täna kolmapäev. Kõhud on täis söödud, hästi magatud. Tahtsime Siimult paar liitrit kütust ja panime paagi täis, väga armastamast. Sest raha meil nagunii ei ole. Ja praegu sõidame Tartu poole, vaatame äkki tee peale midagi lahedat. Või siis, kui ei jää, siis Tartus sees kindlasti. Täpselt veel ei tea, mis me seal teeme. Kaarsilla peale lähme kindlasti. seksima . On kella läheb. Ja ma ei tea, näeb siis järgmises punktis. on 10:40 . Nii, me oleme jõudnud siis Vuti lavatorni. Sisse me ei lähe. Esiteks on paha ilm, teiseks see kindlasti maksab. Hindades me ei oska midagi praegu öelda. Aga siin on väga ilus. Filmi natuke lähemalt. Et vihma hakkas sadama ja tõsiselt külm on, tuul on. Panime endale riideid selga veel. Püksid olid ka väljad sõitmisest. Tuleb sellist uduvihma. Aga edasi lähme käime ära kuskil kiriku juures. See oli vist Elistvere kirik ja mõis. Ei, mingi kirik ja mingi asi oli seal veel igatahes. Et siin on päris lahe igatahes, kellel on väiksemad lapsed või suuremad lapsed natukene, siis sooja ilmaga tulge kindlasti siia Vutilasse, et ma arvan, te kindlasti ei kahetse seda. Näeme järgmises punktis. Oleme siis lõudnud Palamusele lõpuks, mõnus kohakene. Hetkel oleme siis väga kurikuulsa koha peal, kus toimusid ka kevadevõtted. See on siis seesama tiik, kus Tõnisson lasi kellegi parvepõhja, tekkis väga suur pahandus sellest. Seal on siis saun, mida Tootski küttis siis kiire jaoks soojaks, aga nagu teada, ta ei läinud. Seal on siis koolimaja. Sees me ei käinud, ainult väljas. Ja seal tagapool on siis veel aidad ja juurviljaaidad, mis on siis veel ehitatud hiljem. Ning kivijääd, ma ei tea, palju siit filmi pealt näha on, aga see ehitati siis selle jaoks, et ära äärist nagu piirata inimeste maad. Üks oli siis Kööstrimaa ja teine, ma ei mäleta kõiki, kellega maa see oli. Igatahes see oli kellegi piiriks seal. Ja siin on siis see maa, kus poisid tegid tihti peale koerustükke. Ja kus me nüüd lähme? Tartusse . Tartusse. Nii et vaatame, mis Tartus head on ja... Jah. Oleme siis lähemale ka. On Tallinn-Tartu maantee või? Ma ei tea. Igatahes Jõgevalt Tartusse, mis iganes maanteega sa poleks. Meil läks kõht tühjaks. Varastatud leib. Okei, tegelikult ei ole varastatud, aga Kaitseliidu leib. Jõgevalt saatud mõned tomatid ja Kaitseliidu šokolaad ja vett. Meie lõunasöök Põhupalli otsas. Väga lahe. Ilm on õnneks paremaks läinud, vihma ei saja, riided on kuivaks saanud, külm on ikkagi sõita, aga meil on hea, tuju on hea ja ma arvan, et sööme kõhud täis ja siis lähme Tartu Kaarsillale. Tšau praegu! Ma ei tea, mis see kell on, 1 või 2 hakkab saama igatahes. Oleme jõudnud siis Tartusse. Praegu endise plaani järgi me ei pidanud Tartusse sisse tulema, sellepärast et me julgeksid väga sõita. Aga kahe peale saime hakkama ja lõpuks jõudsime ühe asja juurde, mis me tahtsime tulla, aga siin käivad tööd. Nii et jah, väga ilus ja selja taha jääb Kaarsill. Ma ei tea, kas me lähme sinna peale või me ei lähe. Ja järgmisena
poole. Vaatame veel, mis Tartus head tehakse ja kohtume siis juba järgmisel grupis. ma olen Tartu ja sina oled Tallinn. Ma olen Tartu. Ma olen Tartu ja sina oled Tallinn. Nii, oleme siis jõudnud õnnelikult enda teise ööbimiskohta ja läbisime siis Elva ja Otepää, mis olid hästi ägedad kohad. Loodus on hoopis teistmoodi, tundub palju ilusam, näiteks Pärnus. Ja vihm hakkas sadama, lõpus saime vihma. Nüüd ootame oma giidi, ta läks korra ära ja siis me lähme teeme Otepääl ja selle lähiümbruses mingi pooleteise tunnise tripi. Näitab meile ägedaid kohti ja pleisse ja siis arvatavasti hakkame kodus süüa tegema ja siis ei tea, mis edasi saab. Aga ju seda näha ole ja järgmise videoni. Tere hommikust! Kell on siis 10:59. Täna on meie reisi kolmas ja viimane päev. Täna on 1. august. Palju õnne, onu Kalev! Täna on su sünnipäev. Meile meeldib väga sünnipäevade ajal sõita. Asume siis hetkel veel Pühajärvel. See on siis ööbimiskoht, kus me saime tänase öö veeta. Väga lahe. Ja hommikused pannkoogid on söötud ja kohvi on joodud ja nüüd on 200 kilomeetrit ja on vaja jõuda Pärnusse. Mina isiklikult olen küllaltki väsinud. Ma ei tea, kuidas sinuga lood on, Angela? Hetkel on väga hästi. Päike paistab, vihmapilvi ei ole vähemalt lähiümbruses näha. Et sõita on soe, meil läheb ka paremaks kindlasti ja võib-olla näeb tee peal veel paar lahedat kohta, enne kui päris koju jõuab ja ootame Margus ära ja siis hakkame sõitma. Nii, kell on 1:30. Oleme jõudnud Viljandisse. Viljandi kindlus või ma ei tea, kuidas seda igatahes nimetatakse. Ennem istusime seal teisel pool. Joome vett, ise pole ostnud, taaskord varastatud Triinu ja Siimu juurest. Puhkame natuke jalga ja lähme siis tankime. Kütet on hästi vähe, onju. Ja Angela teab rohkem sellest. Ta on väga kidakeelne terve reisi ajal olnud, nagu te näete. Aga ja ma tahaksin sellest samast kohast tervitada ühte väga erilist inimest. Ta teab ise väga hästi, et ma teda tervitan. Ma nimesid ei hakka mainima. Aga jah, on tore olla taaskord siin Viljandis. Seekord muidugi päevasel ajal. Aga jah, ma ei tea, kas vahepeal jääb midagi või? Ma ei usu. Et siis see jääb, ma arvan, et meie eelviimaseks klipiks. Kell on siis 3:30 läbi, hakkab kell 4 saama. Meie trip on siis lõppemas. Oleme täpselt sama koha peal, kus me alustasime paar päeva tagasi oma reisi. Läbitud on enam-vähem 800–900 kilomeetrit. Käidud on päris põnevates kohtades või mis sa arvad, Angela? Ilmselgelt. Ja kõik inimesed, kes meid aitasid ja kes meile öömaja andsid, tahaksin väga tänada, sest see reis oli tõeliselt ökoreis, on ju? Jep. Tegelikult asju me ei varastanud ja kuskilt midagi me ka
mingit pahandusi me ei teinud. Raha meil oli küll kaasas, aga tahtsime seda võimalikult vähe kulutada. Siis, ma ei tea, ilmaga meil enam-vähem vedas. Tagasi tulles praegu oli hästi kõva tuul, hästi palju rekkaid. Eile saime siis natukene vihma. Et ühesõnaga kõik on saadud päikest, tuult, vihma ja pilvi. Kõik, mida kogemused on päris erinevad. Ma ei tea, ma loodan, et see jää meie viimaseks reisiks Angelaga. Ja võib-olla siis tuleb juba midagi natuke suuremat. Aga see on alles selle tulevikus. Et selline reis on nüüd tehtud ja minu emotsioonid on väga positiivsed ja väga head. Ja ma ei oskagi midagi rohkem öelda. Aitäh teile, kes tegid me reisi nii ägedaks ja aitäh sulle, Angela, et sa mu peale võtsid ja et sa sellisele ideele tulid. Ja ma ei tea,